Triipkood, plaksuga juhitav sõit. Eelmises videos saime teada, millised on Edisoni juhtnupud, kuidas Edison maailmast aru saab ja mida ta teha oskab. Selles videos kasutame valmisprogrammi, mis paneb Edisoni plaksu kuuldes edasi sõitma või paremale pöörama. Valmisprogrammi sisselugemiseks läheb meil vaja töölehte number 2. Ja olemegi valmis Edisoniga mängimise alustamiseks. Esimese asjana kasutame Edisoni kuulmist ehk heliandurit Edisonile plaksutamisega korralduse andmiseks. Edisoni heliandur asub siin. Kui ruumis on vaikne, siis kuuleb Edison plaksu hästi. Kui ruumis on müra, siis on kindlam Edisoni kaanele koputada. Katsetame valmisprogrammi, mille saame sisse laadida, sõites üle töölehel 2 asuvast triipkoodist. Töölehe saad välja printida selle sama video juurest. Kui plaanid töölehti lamineerida, siis kasuta mattlaminaati, sest läiklaminaadi pealt ei pruugi Edison triipkoode välja lugeda. Valmisprogrammi sisselugemine on väga lihtne. Kuna praegu proovime seda kõige esimest korda, siis räägin sulle ka, mis teha siis, kui kõik kohe nii välja ei tule, kui tahaks. Loe töölehelt või tuleta meelde, mida valmisprogramm teeb ja kuidas programmi täitmiseks robotiga koostööd teha. Plaksuga juhitav sõit on selline programm, kus robot 1 plaksu või kaanele koputamise peale pöörab paremale ja 2 plaksu või koputuse peale sõidab kindla vahemaa otse edasi. Programm ise tööd ei lõpeta, vaid tuleb katkestada 4-nurkse juhtnupu abil. Kui Edison on välja lülitatud, lülita Edison sisse ja veendu, et punased leedid vilguvad. Kui Edison on sisse lülitatud, aga punased leedid ei vilgu, siis on võimalik, et Edisonis töötab parasjagu programm. Sellisel juhul vajuta kandilisele nupule programmi töö katkestamiseks ja veendu, et punased leedid hakkavad vilkuma. Kui see ei aita, lülita Edison korraks välja ja sisse tagasi. Aseta Edison töölehel märgitud kontuurile suunaga triipkoodi poole. Vajuta kiirelt 3 korda järjest ümmargusele salvestusnupule. Edison sõidab üle triipkoodi ja teeb kinnitusheli. See kõlab nii. Ja tähendab, et programm on edukalt Edisoni sisse loetud. Mõnikord, kui robot ei ole asetatud täpselt või on halvad valgustingimused, mis tähendab seda, et toas on liiga hele või liiga pime, sõidab Edison üle triipkoodi küll, aga teeb hoopis teistsugust häält. See kõlab nii ja see tähendab ebaõnnestumist. Sellisel juhul proovi uuesti. Kui Edison ei taha otse üle triipkoodi sõita, vaid pöörab paremale või vasakule viltu, siis ei ole Edisoni ratas korralikult kinnitatud või on Edisoni vastava ratta mootori ülekanne läbi kulunud. Sellisel juhul tuleb sul soetada varuosa pakk, Edison lahti kruvida ja tigu ülekanne ära vahetada. Kui Edison on programmi sisse laadinud, tuleb programm käivitada 3-nurksele nupule vajutamisega. Ise programm käima ei lähe. Enne kui valmisprogramm käivitada, tuleks teada, mida valmisprogramm teeb ja kui valmisprogramm kasutab Edisoni andureid, siis peame teadma, millist sisendit robot ootab. Antud programm ootab näiteks 1 või 2 käte plaksu, mis paneb vastavalt roboti mootorid üht või teistmoodi liikuma. Kui Edisoni programmiga on piisavalt mängitud ja tegemist on programmiga, mis ise tööd ära ei lõpeta, tuleb programmi katkestamiseks vajutada alati 4-nurksele nupule. Teeme nüüd veel kord triipkoodi programmi sisselaadimise kiiresti läbi. Veendume, et punased leedid vilguvad. Asetame roboti triipkoodi ette. Vajutame järjest 3 korda ümmargusele nupule. Käivitame programmi, vajutades 3-nurksele nupule. Suhtleme robotiga 1 või 2 käteplaksu või kaanele koputamisega, talle niimoodi korraldusi andes. Katkestamiseks vajutame 4-nurksele nupule.
Programmi tööpõhimõte on nüüd selge ja õige aeg välja mõelda mäng, kus seda programmi kasutada saaks. Mängu nimi on Ralli. Ehitasin endale stardi ja finiši ning sõiduraja. Minul on praegu 2 Edisoni ja ma laadisin mõlemasse samasuguse programmi. Nüüd panen mõlemad robotid käima ja hakkan neid plaksuga finiši suunas juhtima. Kui sul on 1 Edison, siis võid sa kõrvale sõitma panna näiteks puldiga juhitav auto või mõne teise roboti, mille sees on edasisõitmise programm. Sa saad ka rallirajal aega võtta, kui kiiresti Edison raja läbib. Jäta rajaosad alles, sest kui õpid ise roboti liikumise programme koostama, on hea jälle seda sama rada kasutada. Nüüd on sinu kord. Tee läbi ekraanil ilmuv väljakutse ja kohtumiseni järgmises videos. Prindi välja tööleht 2 ja laadi Edisoni sisse triipkoodi all olev valmis programm plaksuga juhitav sõit. Katseta nii plaksutamise kui ka koputamisega. Ehita endale käepärastest vahenditest meelepärase pikkusega rallirada ja juhi Edison stardist finišisse. Kui sul on Lego klotse ja mehikesi, võid oma ralliautot ägedamaks tuunida ja auto peale juhi ning kaardilugeja panna. Kui sul on mõõdulinti ja stopperit, mõõda, kui pika raja sa tegid ning mitu sekundit võttis Edisonil aega raja läbi minna. Kuidas sinu ralli läks?